Jeremia 4, alates salmist 14. Pese oma süda kurjusest, Jerusalem, et sind saaks päästa. Kui kaua sa lased enese sees viibida nurjatuid mõtteid? Sest hääl teatab Taanist ja kuulutab õudust Efraimi mäestikust, teatage rahvaile, vaata, kuulutage Jerusalemmale, piirajad tulevad kaugelt maalt ja tõstavad kisa Juuda linnade vastu. Need on ta ümber otse kui väljavahid, sellepärast et ta on hakanud mulle vastu, ütleb Jehova. Sinu tee ja sinu teod on seda sulle teinud, see on sinu kurjuse pärast, et see on nii kibe, et see ulatub su südameni. Mu rind, ma väänlen valudes. Oh, mu südame seinad. Mu süda on rahutu mu sees. Ma ei saa vaiki olla, sest mu hing kuuleb sarve häält, sõjakära. Hävingut kuulutatakse hävingu peale, sest kogu maa rüüstatakse, äkitselt rüüstatakse mu telgid, ühe silmapilguga mu telgiriided. Kui kaua ma pean nägema lippu, kuulma sarve häält, sest mu rahvas on meeletu, nad ei tunne mind. Nad on rumalad lapsed, neil ei ole arusaamist, nad on küll targad tegema kurja, aga nad ei mõista teha head. Ma vaatasin maad ja enne, see oli tühi ja paljas. Ma vaatasin taevaste poole, aga neil ei olnud valgust. Ma vaatasin mägesid ja enne, need vabisesid ja kõik künkad kõikusid. Ma vaatasin ja enne, ei olnud ühtki inimest ja kõik taevalinnud olid põgenenud. Ma vaatasin ja enne, viljakas maa oli kõrb ja kõik selle linnad maha kistud Jehova palge ees, tema vihalööma ees. Sest Jehova ütleb nõnda, kõik maa peab saama lagedaks. Ometi ma ei tee lõppu. Seepärast leinab maa ja taevad ülal lähevad mustaks, sest ma olen rääkinud ja otsustanud, ma ei kahetse ega loobu selles. Ratsanike ja ammuküttide kisa pärast põgeneb kogu linn, nad lähevad padrikuisse, tõusevad kaljudele, iga linn jäetakse maha ja ükski ei ela neis. Aga sina, rüüstatu, mida sa teed? Kuigi sa riietud purpurisse, kuigi sa ehid ennast kuldtehetega, kuigi sa suurendad oma silmi värviga, ilustad sa ennast asjata. Su armastajad põlgavad sind ja nõuavad su hinge. Sest ma kuulen häält, nagu oleks keegi sünnitusvaludes, esmakordse sünnitaja ahastust, Sioni tütre häält, es hingeldab ja ringutab käsi, häda mulle, sest mu hing on väsinud tapjate ees. Jeremia 5. Käige läbi Jerusalemma tänavad, vaadake ometi ja pange tähele ja otsige ta turgudelt, kas leiate kedagi, kes teeb õigust, kes nõuab tõde, siis ma annan temale andeks. Aga kuigi nad ütlevad, nii tõesti kui Jehova elab, vannuvad nad siiski valet. Jehova, eks sinu silmad vaata tõe peale. Sina lõid neid, aga nad ei tundnud valu, sina hävitasid neid, aga nad ei võtnud õpetust. Nad on teinud oma palged kaljust kõvemaks, nad keelduvad pöördumast. Aga mina mõtlesin, need on ainult viletsad, need on rumalad, sest nad ei tunne Jehova teed, oma Jumala õigust. Ma lähen suurte juurde ja räägin nendega, sest nemad tunnevad Jehova teed, oma Jumala õigust. Aga kõik needki olid murdnud ikke, katki rebinud köidikud. Seepärast tapab neid metsalõukoer, hävitab lagendiku hund, luurab panter nende linnu, kes iganes neist väljub, kistakse lõhki. Sest nende üleastumisi on palju, nende taganemised on suured. Kuidas ma võin sulle andeks anda? Su lapsed on mind maha jätnud ja on vandunud nende juures, kes ei olegi jumalad. Mina toitsin neid, aga nad rikkusid abielu ja logelevad portumajas. Jeremia 7, alates salmist 3. Nõnda ütleb vägede Jehova, Iisraeli Jumal, parandage oma eluviise ja tegusid, siis ma jätan teid elama siia paika. Ärge lootke valesõnade peale, kui öeldakse, see on Jehova tempel, Jehova tempel, Jehova tempel.
Aga kui te tõesti parandate oma eluviise ja tegusid, kui te tõesti teete õigust nii hästi ühele kui teisele ega tee liiga võõrale, vaesele lapsele ja lesknaisele, ega vala süütut verd siin paigas, ega järgne teistele jumalatele teile enestele õnnetuseks, siis ma jätan teid elama siia paika, maale, mille ma andsin teie vanemaile muistsest ajast igavesti. Aga vaata, te loodate valesõnade peale, millest ei ole kasu. Kas tahate varastada, tappa, abielu rikkuda, valet vanduda ja suitsutada Baalile ning käia teiste jumalate järel, keda te ei tunne, ja siis tulla ning seista minu ees selles kojas, millele on pandud minu nimi, ja öelda, me oleme päästetud, selleks et edasi teha kõiki neid jäledusi. On see koda, millele on pandud minu nimi, teie silmis röövlikoobas. Vaata, minagi näen seda seesugusena, ütleb Jehova. Jeremia 8, alates salmist 6. Ma olen tähele pannud ja kuulnud, nad ei räägi õigust. Mitte ükski ei kahetse oma kurjust, et ta mõtleks, mis ma olen teinud. Igaüks taganeb joostes, nagu kihutav hobune lahingus. Isegi toonekurg taeva all tead oma seatud aega, turteltuvi, pääsuge ja rastas panevad tähele oma tulemisaega, aga minu rahvas ei tunne Jehova seadust. Kuidas te võite öelda, me oleme targad ja meil on Jehova kasuõpetus? Tõesti. Vaata, kirjatundjate valesulg on teinud selle valeks. Targad jäävad hapisse, nad ehmuvad ja nad tabatakse. Vaata, nad on põlanud Jehova sõna, mis tarkust võib neil olla. Sellepärast ma annan nende naised teistele, nende põllud vallutajaile. Sest kõik, nii hästi väikesed kui suured, ahnitsevad kasu, kõik, nii hästi prohvetid kui preestrid, eevad pettus. Jeremia 10. Nõnda ütleb Jehova, ärge õppige paganate viisi ja ärge kartke taevamärke, sest paganad kardavad neid. Kuid rahvaste kombed on tühisus. Sest puu on raiutud metsast, puusepa käte töö, kirvega tehtud. Seda ilustatakse hõbeda ja kullaga, kinnitatakse naelte ja haamritega, et see ei kõiguks. Kurgipõllu linnupeletiste sarnased on aga need, ja nad ei räägi, neid peab kandma, sest nad ei kõnni. Ärge neid kartke, sest nad ei tee kurja, aga nad ei saa teha ka head. Ükski ei ole sinu sarnane, Jehova. Sina oled suur, ja suur on su nimi võimsuse poolest. Es ei peaks sind kartma, rahvaste kuningas. Tõesti, seda sa väärid. Sest kõigi rahvaste tarkade hulgas ja kõigis nende kuningriikides ei ole sinu sarnast. Üheskoos on nad rumalad ja narrid. Ebajumalate õpetus. See on puu, õhukeseks taotud hõbe, toodud Tarsisest, ja uusa kuld, puusepa ja kullassepa kätetöö. Nende riided on lillad ja purpurpunased, kõik meistrite töö. Aga Jehova on tõeline Jumal, ta on elav Jumal ja igavene kuningas. Tema vihast väriseb maa ja tema sajatust ei suuda rahvad taluda. Öelge neile nõnda, jumalad, kes ei ole teinud taevaid ja maad, need kaovad maa pealt ja taeva alt. Tema on oma rammuga teinud maa, tarkusega rajanud maailma ja mõistusega laotanud taevad. Kui tema teeb häält, siis on taevas veekohin ja ta tõstab pilved maa äärest, tema teeb vihmale välgud ja toob tuule välja selle aitades. Inimesed on kõik rumalad, mõistusest ilma. Iga kullassepp jääb häbisse Jumala kuju pärast, sest tema valatud kujud on pettus ja neis pole hinge. Need on tühised, naeruväärt töö, oma katsumise ajal nad hukkuvad. Jeremia 11, alates salmist 3. Ütle neile, nõnda ütleb Jehova, Iisraeli Jumal, neetud olgu mees,
kes ei kuule selle seaduse sõnu, mille ma andsin teie vanemaile sel päeval, mil ma tõin nad ära Egiptuse maalt rauasulatusahjust, öeldes, kuulake mu häält ja tehke kõigiti nõnda, nagu ma teid käsin, siis te olete minu rahvas ja mina olen teie Jumal, et kinnitada vannet, mille ma vandusin teie vanemaile, anda neile maa, mis piima ja mett voolab, nagu see tänapäeval ongi. Ja mina vastasin ning ütlesin, Aamen, Jehova.